Allhoovus. Ja tere kaunist pärastlõunat kõikidele Põltsamaa raadio kuulajatele, on alanud saade Allhoovus. Mina olen Samuel Aksel-Maikalu ning mul on hea meel tervitada siin kahte inimest. Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos, tervist! Tere kõigile! Ja jälle juba teist korda on siin laua taga istub meiega siis Taavi Aas, tervist! Tere jälle! Et ma saan aru, et jõulud on selline imede aeg ja nagu kuskil ligikaudu 2000 aastat tagasi sündis siis kogule ristirahvale päästja Jeesus Kristus, siis Põltsamaa valla opositsiooni on tulnud päästma Taavi Aas, on see nii? No ma seekord siin esindaks iseennast ühte lihtsalt Põltsamaa valla kodanikku. Et lihtsalt Põltsamaa valla kodanikku. Asi on siis tõepoolest selles, et ega me siin ei taha ka ühte inimest liiga palju kutsuda, et oleks ikka rohkem mitmekesisust, kuid kuigi sa ütled, et sa oled lihtne vallakodanik, siis minu viimastel andmetel opositsioon on sind täna siia läkitanud, et teised kas ei saanud elulistel põhjustel või mingisugustel muudel põhjustel siia täna tulla. Aga ma saan aru, et te tahaks kangesti, võib-olla sina osalesid Taavi eelmises saates ja Kristi kuulas seda saadet ja te tahaksite kangesti midagi selle kohta öelda, aga katsume niimoodi, et päris kordussaadet ei tee täna, eks ju, et meil on tänapäeval võimalused olemas, igaüks saab kodus kuulata. Aga ma siis võib-olla alustaks Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne parafraseerimisega, et tema ei pidanud siis seda omalt poolt õigeks tänastel Vooremaa veergudel, et siis Jõgeva vallavanem käib siin teist valda kritiseerimas ja sama ütles ka sinu eelmise saate oponent Sigrid Maansoo. Et mis sa kostad siis selle peale? Miks sa käid? Ma olen Põltsamaa valla elanik, nii et ma arvan, et see, mis Põltsamaal toimub, läheb mulle korda ja ma küll ei näe ühtegi põhjust, miks ma selle kohta ei võiks oma arvamust avaldada. No mis sa arvad, kuidas Jõgeva valla inimesed ja ka sinu otsesed alluvad ennast tunnevad, et kui, ma ei tea, kas selline paralleel päris kohane on, aga et kui mees ütleb, et peaks idee järgi oma naisele justkui lojaalne olema, aga siis käib kuidagi teisel naisel kogu aeg külas, et no vot, aga kodus käin ju. Ega ma siis kuskil võõrsil ei käi, et ikka oma kodus, et eks seda tuleb küsida Jõgeva valla inimeste käest, aga ma arvan, et tegelikult mõlemale vallale on kasulik see, kui saab tõmmata paralleele, saab diskuteerida selle üle, mis valdades toimub ja ma arvan, et alati on nii, et eks sellest diskussioonist tuleb kasu mõlemale poolele. Kristi, sina ka kuulasid eelmist saadet kindlasti. Ma pean tunnistama, ma ei saanud päris hästi aru, et miks on teise valla kritiseerimine siis ebaeetiline kuidagi. No ma arvan, see sõltub positsioonist ja et kui sa ikkagi oled teise valla juht, siis võib-olla peaks ennem asjad oma kodus korda tegema ja siis tulema hindama nii-öelda naabervalla olukorda, aga eks see ongi nagu täiesti igaühe selline individuaalne tunnetus, et tõesti, mina olin ka üllatunud selle peale, olen täitsa kurb, et täna ühtegi siis opositsiooni esindajad siin laua taga ei ole, kellel on jälle volikogus väga hea võimalus hõigata õhku erinevaid selliseid retoorilisi repliike, aga vastutust nende eest nagu võtma volikogus teadupärast ei pea. Et selles suhtes lootsin väga täna siin vastas näha mõnda volikogust opositsiooniliiget, kelledega ka teadupärast on igasugu teemasi õhus ja ma usun jah, et see on täiesti tunnetuslik ja kui ma kuulsin, et pool tundi enne saadet enam-vähem, et ka täna tuleb Taavi Aas siia, kellest meie volikogu liikmeid, opositsiooni esindajaid kuuldes on aru saanud, et on siis see nii-öelda finantsekspert, kes nagu hindab meie eelarvet ja ilmselt ka teatud mõttes nagu poliitvaatleja, siis eks see natukene nagu küsimusi arusaamatust tekitas, aga vaatame, kuidas siis saade kujuneb ja võib-olla on tore siin diskuteerida, et kindlasti respekt Taavi ees, et kui võtta nüüd täna nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajaid meid, siis tema poliitiline karjäär on väga muljetavaldav.
mina tahaks ennast alati tituleerida, et ma ei ole poliitik, täna ma paratamatult sellel toolil kahjuks olen. Aga Taavi, kui nüüd päris aus olla, siis sa ju ikkagi oled Põltsamaa opositsiooni mees. Ma elan sellele kaasa, mis Põltsamaal toimub ja kui ma seeläbi kui seeläbi mind pannakse ühte või teise leeri, siis las ta niimoodi olla. Aga jah, mulle läheb lihtsalt korda see, mis Põltsamaal toimub. No milliste selliste märksõnade või mõtteavaldustega sa kirjeldaksid, iseloomustaksid siis tänast koalitsiooni, kui nüüd jätta kõrvale see, et investeeringutega pisut liiale minnakse, nagu me kõik möödunud allhoovuse saates kuulata võisime? Oh jah, jälle kriitika, aga olgu pealegi siis. Ma arvan, tegelikult kõikidel Põltsamaa valla elanikel oleks väga kasulik jälgida volikogu istungeid, et volikogu istungid teatavasti on avalikud ja läbi interneti saab neid vaadata ja eks need volikogu istungid tegelikult kajastavad päris hästi seda, mis Põltsamaa vallas toimub, kuidas Põltsamaa valda juhitakse, nii et kutsun tõesti kõik üles neid istungeid vaatama. Kindlasti annab see ühelt poolt inimestele teadmisi juurde, aga teistpidi jah, ka peegeldab tagasi seda, mismoodi Põltsamaa valda juhitakse ja ma pean ütlema, et sellise juhtimisstiiliga tuleb tunnistada, ei ole mina küll harjunud. No aga ärme jää nii üldsõnaliseks, missugune juhtimisstiil siis? Mis sa silmas pead? No ma hakkan kasvõi sellest pihta, et kui viimases volikogu esimees või siis Põltsamaa puhul volikogu esinaine annab sõna juristile ja juristi asemel vastab või võtab sõna siis abivallavanem, siis tegelikult see ühes korralikus demokraatlikus institutsioonis niimoodi ei peaks käima, et volikogu juht on ikkagi see, kes annab sõna ja see, kellele antakse, see peab ka sellele küsimusele vastama. No see on üks näide, aga sa väidad, et üldiselt on siis mingid rollid paigast ära või kuidas? Jaa, ma ütlen, et ma soovitan kõigil seda volikogu istungit jälgida ja sealt saab igaüks oma järeldused teha, kui mismoodi siin Põltsamaal rollid jaotunud on. Nii, ma täpsustaks, et antud teemal, millele Taavi viitab, olin ma ettekandja ja alati on vallasekretäril sõnaõigus, et kui kuskil on midagi vaja seaduse poolelt täpsustada, siis tema tegelikult võib sõna võtta, aga vallavalitsuse liige, kes mina tegelikult olen abivallavanemana, on samuti täiesti sõnaõiguslik inimene ja antud olukorras mina olin puhtalt ettekandja ja ütlesingi, et ma võin selle teema ise täpsustada ja mis siis, et tuua nüüd tohutu hea näitena volikogu istungeid, siis ma just ütlengi, et mul on nagu väga kahju, et täna ühtegi opositsiooni liiget siia tulla ei saanud, ei tahtnud või ei julenud, ma ei oska öelda, aga volikogus sa viskadki õhku ainult mingisuguseid kahemõttelisi süüdistusi, et nii nagu selle sama eelnõuga, mida siis juristil paluti täpsustada, ütles Andres Vään, et see on seadusega vastuolus olev eelnõu, mille meie juristid kõik on ära kooskõlastanud, selgitasin pikalt ka seda nii-öelda tagamaad, kus jälle lugupeetud opositsiooniliikme see teadmine oli, et ta sellist süüdistustega õhku tuleb, aga tegelikult tema ei vastuta selle eest ja samas, kui Andres Vään oli majanduskomisjoni aseesimees, kes siis antud juhul majanduskomisjoni ka juhtis, komisjonis seda eelnõud tegelikult toetas, kui sinna saavad muudatused sisse viidud, siis volikogus jällegi need põhimõtted muutuvad ja tegelikult volikogus kõlab väga palju selliseid kahemõttelisi süüdistusi, et siin aasta alguses, kuidas, ma ei tea, abivallavanem suunab avalikku raha kuritahtlikult, kuidas kogu aeg kuulutatakse vallale pankrotti, et tegelikult on need täiesti vastutustundetud õhku paiskamised, millele volikogu liikmelt ei ole võimalik küsida vastu ja tegelikult täna oleks olnud väga hea võimalus seda teha, kahjuks jääb see teiseks korraks. No võt, jällegi selline peegeldus sellest, mismoodi Põltsamaad juhitakse, et tegelikult opositsioon teeb oma tööd ja see on täiesti normaalne, et opositsioon volikogus küsib küsimusi, küsib kriitilisi küsimusi, selles ei ole midagi eriskummalist, need ongi demokraatia sellised põhialused, et opositsioonil see võimalus on.
no mis puutub seda konkreetset eelnõud, siis ma ei tea, kas me hakkame siin sellesse sisse minema, aga eelnõu puhul, mis annab käibevahendeid selleks, et tagasi maksta käibelaenu, selle puhul ei saa kuidagi rääkida, et tegemist oleks investeerimislaenuga, nii et siin on asjad ikka põhimõtteliselt sassis. Aga ma arvan, et äkki sellesse ei hakka väga sisse minema. Ja räägime siis sellest opositsioonist paar sõna, siis mul oleks veel paar küsimust koalitsiooni kohta ka, et see ajaleht, mida te siin laua peal näete, siis seal on päris selline kõnekas, sürreaalne ja huvitav pilt, kus siis EKRE, Reformierakond, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on siis kõik koos ühe kuusepuu all toredalt, et mis asi see siis on, et me ju kõik teame, et see on klassikaline inimpsühholoogia, et ühine vaenlane on see, mis alati ühendab ja tekitab sellist õlg-õla tunnet. No kui vaadata Põltsamaast tegelikult ajaloos tagasi, siis on olnud nii, et need inimesed, kes täna on opositsioonis erinevatest erakondadest, need erakonnad tegelikult suuresti on varasemalt ka väga hästi läbi saanud, et nad on olnud ka koos koalitsioonis Põltsamaal, nii et selles, et need inimesed koos Põltsamaa rahvast jõulude puhul tervitavad, ei ole küll midagi eriskummalist. Aga siin suvel, ma meenutan, mul oli intervjuu Reet Alevaga ja tema ütles sellise mõtte, et sellisel kohalikul tasandil see erakondlik maailmavaade ei saagi nii hästi teostuda niikuinii. Eks selles on ka loomulikult oma õigus, et tõepoolest, et see erakondlik kuuluvus, tegelikult väikestes kohtades või ütleme sellises omavalitsuses nagu Põltsamaa, et see on pigem see, et kuhu erakonda keegi kuulub erakonda kuuluvuse järgi, aga see ei tähenda veel seda, et need maailmavaated siin kohapeal neid samasid piirjooni jooksevad. Kristi, sa ütlesid enne, rääkisid mõnest üksikust näitest siis opositsiooni puhul, aga aasta lõpuaeg on selline kokkuvõtet aeg, et kuidas sa võtad selle opositsiooni senise töö siis kokku? Opositsioonitöö, et nagu öeldud, siis tegelikult ongi volikogus nagu väga selge selline töökord, et nemad saavad ainult küsida või tihti ka ei küsi, tihti visatakse lihtsalt õhku üht koma teist, mis tekitab sellised kahtlused ja kui piisavalt poriga loopida, siis midagi ikka lõpus külge jääb. Et eks meil on olnud tegelikult helgemaid hetki ja võib-olla vähem helgemaid, et väga heaks näiteks on selle, mis oli ka tegelikult peale Põltsamaa raadiosaadet, kus siis Samueli nii-öelda initsiatiivil saatekülalised mulle helistasid ja leppisime kokku, et me nüüd lähiajal saame tõesti nii-öelda püüame siis koostööd nagu parendada ja näiteks Põltsamaa halduse teema sai sellest nii-öelda tõukest väga selgelt läbi räägitud, et kuidas siis Põltsamaa vallas peaks olema heakord ja kogu siis nii-öelda teedehooldus korraldatud, tegime selleks põhjaliku finantsanalüüsi, tutvustasime seda volikogule mitmes etapis ja peale seda kõik, mis on tegelikult sellest analüüsist lähtuvad otsused, on leidnud ka opositsiooni poolelt toetust, et see on kindlasti väga positiivne näide. Täiesti nagu jälle arusaamatu ja minu jaoks nagu hämmastust tekitava näitena näiteks toon linnaruumi arengu, et mis nüüd on plaanis siis Kallasele arendus koos kogu keskväljaku etappide edasi arendusega, et kus opositsiooniliikmed volikogu komisjonides olid kas siis erapooletud või sellele otsusele vastu ja volikogus siis mõni päev hiljem oli mõte muutunud ja seda toetati, et ju siis kuskilt tuli mingisugune poliitiline nii-öelda suunissignaal, et sellised olukorrad, kus tegelikult volikogu liikmed ei ole nagu oma põhimõtetele ja kindlaks, et ka kuulasin siin enne seda tänast saadet üle eelnevaid saateid, kus siis toodi välja, et kui oluline on sõnapidamine, kui tähtis on ausus, et see on tegelikult asi, mida mina nagu ei ole tundnud ja tõesti kõige suurem probleem minu jaoks, mis ma nagu tunnen, et ma tõesti lähen võib-olla natukene ka niimoodi emotsionaalsemaks, on see, et kui volikogu annab nii-öelda vallavalale igasuguseid ülesandeid ja vastutust ja ise sellest täielikult taandub, et see on ka kindlasti üks kolmapäevane teema, mida siin nagu Taavi välja tõi ja mille ma tahaksin nagu ära õiendada, et kus siis Tallinnast tuleb inimene, arvab, et me nagu ei tea finantsjuhtimisest mitte midagi ega investeeringutega finantside juhtimisest,
et tänaseks tegelikult see, mis volikogus toimus, kus siis volikogu ei andnud vallavalale, on need siis investeerimislaenu vahendid või käibevahendid, et lõpuks, kui ei tule toetus tagasi, siis need on investeerimisvahendid, et see selleks, et see on tegelikult see detail. Aga viimase 3-4 aasta jooksul läbi vallavalla tegelikult ellu viidud investeeringud üle 10 miljoni ja sellele lisandub käibemaks ja tegelikult on vallavalla koos nii-öelda vallavalitsusega nende juhtimisega väga hästi hakkama saanud ja täna on küsimus selles nii-öelda lossi ja lasteaia lõppmaksetes, mis viibivad 180 000 selle 10 miljoni pluss 2 miljoni käibemaksu juures ja tegelikult on see volikogu opositsiooni poolt täiesti nagu ära tegemine, et kui sa paned ühele asutusele ülesanded, kohustused, aga sa ei tule appi nende nii-öelda nende elluviimisel või nende eest vastutamisel ja tagamisel, siis tõesti, et vaadates siin mingi viimase 2 aasta ka enda poolt tehtud artikleid olemas, siis mitmel korral olen nagu nentinud seda, et kus on volikogu liikme vastutus. Et see on küll asi, millesse mul nagu enam nagu usku ei ole, aga ma ütlen, tegelikult on olnud ka helgemaid hetki meil ja mine tea. Jah, et tänane vallavalitsus on võimul olnud 2 aastat ja kui hakata nüüd probleemides süüdistama opositsiooni, siis ma küll seda õigeks ei pea, et 2 aastat on olnud aega planeerida raha liikumist, rahavooge ja kui nüüd 2. aasta lõpus jõutakse tupikusse, siis siin ei saa küll öelda kuidagi, et opositsioon oleks nüüd selles olukorras süüdi, et pigem ikka vaataks sinnapoole, kes valda juhivad. Ja seda olukord on ka ennem ette tulnud, et Kamarli veelauakeskus oli ka näide, kus tegelikult 2 volikogus pikendati vallavallale käibelaenu andmist, kuna vallavalla viis ellu 2,5 miljonilist veelauakeskuse projekti, kus samamoodi lõppmakse viibis. Et need on eelkõige, need on valla investeeringud, need on valla jaoks vajalikud asjad ja kui ühel hetkel volikogu teatud seltskond sellest kõigest distantseerub, et näiteks kui vallavalitsusel viibib toetusmakse, siin meil oli ju siilipesa, mis sai valmis eelmine aasta suvel millalgi, makse laekus alles nüüd, et vallal on need likviidsed vahendid, aga vallavallal tegelikult selgelt ei ole neid ja ma tahan öelda, et kui volikogu, ka see sama tänane opositsioon on kõiki neid otsuseid toetanud ja need kohustused vallavallale andnud, siis väga vastutustundetu on nendest ühel hetkel taanduda ja pannagi nüüd aasta lõpus tegelikult nii-öelda väga kriitilisse olukorda koalitsioon ja ka vallavalla juhtkond, et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Et me käskisime teil teha, aga sipelge ise, et see ei ole üldse mingisugune pikaaegne finantside juhtimine, et nagu öeldud, vallavalla on väga edukalt saanud hakkama tegelikult 6 aasta jooksul üle 20 miljoni projektide juhtimise eest. Käibemaksuvahendid on suutnud vallavalla alati enda nii-öelda likviidsetest vahenditest leida. Küsimus on selles, et kui ehitajatel on makstud ja neid näiteks lasteaed ehitas kindlasti valla huvides ja valla ülesannetest nii-öelda lähtudes, siis jätta nad kuidagi üksi sellesse, lihtsalt ei lähe minu põhimõtetega kokku, aga saan aru, et kõik põhimõtted iga laua taga ei peagi alati ühtima. Ja, see on investeeringud ja raha on kahtlemata põnev teema ning tõmbab meid nagu gravitatsioon, eks, aga räägiks natukene poliitikast ja suhetest ikkagi, et Kristi, kui tohib, ma esitan sulle siis samasuguse küsimuse või mis sisaldab endas sarnast vastuväidet, nagu see, mis sa Taavile enne ütlesid, et tee enne oma koduhoovis asjad korda, et räägime siis koalitsioonist, et mis teil koalitsiooniga juhtunud on, kuhu te EKRE kaotasite niimoodi nüüd? No nagu Taavi ka välja tõi, siis teatud poliitjõud on sõltumata sellest, kus erakonnas mingil ajahetkel keegi kandideerib, on väga tugevasti linnas põimunud. Ja minu kõige suurem ja ma tean ka valimisliidu paljude inimeste kahetsus ja kahjutunne on sellest, et omavalitsuste ühinemine tõi mängu meile erakondade poliitika. Ja ma tõesti, ma olen olnud omavalitsustööl aastast 2006, küll vahepeal circa 10 aastat ära käinud ja arendustegevusega nagu südamega tegelenud ja mis mulle Põltsamaa, kuna ma ennem olin Põltsamaa valla poolel, mis mulle alati meeldis, et meil ei olnud koalitsiooni opositsiooni, et väikses vallas aeti ühte asja, mida on toonud ühinemine, on toonud selge erakondade poliitika, erakonnad on need, keda tegelikult ikkagi juhitakse ka kuskilt kõrgemalt, et kui ka nüüd valimisjärgselt tegelikult ju valimisliit sai 10 häält ja ülejäänud siis erakonnad 11 häält, siis isegi valimisliidule ei antud võimalust laua taha tulla, valimisliit
jäeti kohe nurka, nendega me ei mängi, õnneks oli EKRE nimekirjas olnud edakaasal, kellele tegelikult ei meeldinud see, mis erakonnad hakkasid valimisjärgsel hommikul kohe tegema, alustades kohtade jagamisest ja kõigest sellest ja välistades tegelikult täielikult ära nagu valimisliidu, kes ikkagi see väga tugeva toetuse. Ja see, et täna need EKRE saadikud, minu teada on see pilt väga ilmekas, et eks mitmed hääletamised lõppenud aastal on olnud ka päris kõnekad, et EKRE teatud liikmed ei ole tänast nii-öelda võimu teostamist väga põhimõttelis küsimustes toetanud ja ma usun, et vägagi on põhjust uue aasta alguses koalitsioonilepingule otsa vaadata ja hinnata siis, et kes ikkagi on koalitsioonipartnerid ja kellega siis edasi minnakse, et lisaks sellele Põltsamaa valla sõnumite jõulutervituse pildile oli tegelikult ka volikogus toimuv kõnekas, et siit on millele mõelda. Aga ma pean ikkagi küsima, et kas teie, ma mäletan, teie valimisliidu selge sõnum oli ka see, et ei sellisele erakondade tagatubade poliitikale ja et meie teeme ise asju, oleme siin kohalikud inimesed ja spetsialistid, kes jagavad asja. Kas kui provokatiivselt küsida, kas teil ei või olla sellist nagu Eesti 200 efekti ka natukene, et tulevad sellise uue jõuna, meie oleme nüüd eksperdid ja spetsialistid, hakkame asju teistmoodi tegema, aga lõpuks on ikka, näed siin, mis on ka kriitika, mida vallainimesed ja opositsiooni pooldajad siis nagu teinekord teevad, et allasutuste nõukogud on täis siis oma inimesi pannakse kuskile soojadele kohtadele, teised likvideeritakse kuskilt ära, mitte meeldivad kas siis allasutuste juhid või siis muud sorti töötajad, et tahtsite head, aga lõpuks läks nii nagu alati. Kahjuks me ei ole uus jõud, mul on väga hea meel, et meie nimekirjas ja volikogu laua taga istub väga palju uusi nägusi, noori inimesi, et anname neile aega sisse elada, et see, et võib-olla nad ei ole seal nii sõnakad, ongi see, et võib-olla puudub selline ülbus, nagu võib-olla vastaspoolel on, aga see on väga positiivne, et tegelikult on järelkasvu, inimesed ikkagi poliitika vastu huvi tunnevad, aga ma ütleks, et jällegi, mis on nagu valimisliidu võib-olla selline väljakutse ja teistpidi nagu vahest tekitab ka nii-öelda hõõrumised, meil on väga tugevad isiksused, meil on väga suure kogemusega inimesed, kes tegelikult omavalitsuse taustalt tulevad, et on siin endisi volikogu liikmeid, vallavanemaid, ka ma ise olen tegelikult Põltsamaa vallaga seotud olnud aastast 2006, et ei saa öelda, et me nüüd tuleme ja pühime ja meil on mingisugune, meil ei ole selget ettekujutus, mis tegelikult vallas toimub. See, mis puudutab nõukogude väljavahetamisi, siis tegelikkuses volikogu kinnitas protokolliliselt nõukogude moodustamise põhimõtted, me tegime avalikud konkursid ja nii kahju, kui see ka ei ole, siis tegelikult vastaspoolelt mitte keegi, olid väga üksikud kandidaadid, kui ma ei eksi, isegi ei olnud väga, lihtsalt neid ei kandideerinud, et mitte kedagi tegelikult ukse taha ei jäetud, et oli siin konflikt, et kui revisjonikomisjoni esimees tahab kandideerida kuhugi nõukogusse, siis tegelikult tekib siin konflikt revisjonil, kes peab kontrollima asutust. Aga tegelikkuses tehti ikkagi nõukogude moodustamine täiesti läbi avaliku konkursi ja kõigil oli võimalus, lihtsalt ju siis sellel hetkel need samad opositsiooni esindajad seda ei soovinud, et asutuste juhtide väljavahetamist ma küll ei oska kuidagi kommenteerida, et tegelikult on ikkagi asutuste juhid kas siis ise tunnetanud, et võib-olla on juba liiga kaua oldud või teistpidi ongi mingid põhimõttelised erinevused tänase võib-olla võimuliiduga, mis on täiesti aktsepteeritav, et ka mina, kui ma olin ühinemisjärgselt vallavalitsuse arenguosakonna juhataja, näiteks eelmise vallavanema Andres Väänaga, meil lihtsalt töö ei klappinud, koostöö ei klappinud, oli mitmeid arusaamatusi ja ei ole põhjust nagu vägisi ja hambad ristis tegelikult püüda kuskilt koostööd teha, et see on täiesti loomulik. Aga teistpidi jällegi oli kindlasti see põhjus, mis ajendas mind esimest korda kohalikel valimistel kandideerima. Taavi, kuidas sina siis, kui keskmine Põltsamaa vallaelanik seda asja näed? Jaa, eks ma näen natuke teistmoodi, aga hakkame sellest pihta, et ma ütlen veel kord, et kui ollakse 2 aastat olnud võimul ja siis probleemide puhul hakata süüdistama opositsiooni, see on täiesti ennekuulmatu, et mul on ka päris pikk poliitiline kogemus ja ausalt öeldes sellist asja varem kuulnud ei ole, et kui midagi läheb käest ära, et siis öeldakse, et opositsioon on selles kogunisti süüdi, ja see on jällegi tegelikult see näide, et tegelikult aeg-ajalt
tuleks peeglisse vaadata ja mõelda, et kus need mured pihta hakkavad, et kas äkki on tänasel koalitsioonil midagi tegemata jäänud või on midagi liiga palju tehtud, et kui vaadata seda, milline on kui palju inimesi on lahkunud töölt selle koalitsiooni ajal, siis see on ilmselt omavalitsustes absoluutne rekord. Ja siin kindlasti on koalitsioonil mõistlik ja paslik vaadata peeglisse, et mis selle kõige põhjus on. See, et korduvalt siin nimetatakse eelmise vallavanema nime, et elame uues ajas ja need otsused, mis täna tehakse ikkagi tänase koalitsiooni poolt, et siin ei ole mõtet 2 aastat tagasi võimul olnud inimesele enam näpuga näidata. Ja see, et opositsiooni ei saa süüdistada, loomulikult ei saa ja me leiamegi lahendused ka ilma opositsiooni toetuseta, et viimane volikogu juhtus tõesti see, kus koalitsiooni poolelt nagu näha oli nii-öelda üleminejaid ja teistpidi meie oluline mõni liige ei saanud tulla kohale. Et jällegi see, et me ei süüdista opositsiooni, et nüüd nii-öelda aasta lõpus selle vallavalla krediidiga või investeerimislaenuga läks nagu läks, aga ma tahan öelda, need samad opositsiooni esindajad on tegelikult nende otsuste taga, kus nad täna nii-öelda distantseeruvad, et nad on andnud kohustused, aga nad ei võta vastutust, et see on nagu kogu selle nii-öelda loomoraal, mitte et opositsioon üksi süüdi on, vaid nemad lihtsalt distantseeruvad. Ja peale seda volikogu istungit tegelikult saatsin siin jõulude, mitte jõulud rikkuda, saatsin jõulude järgselt kogu volikogule ka välja kogu selle nii-öelda kronoloogia, et millal mis otsused on tehtud ja mis investeerimiskohustusi on pandud ja lisaks on volikogu teinud sellel aastal ka mitu suurt uut otsust, et Esku lasteaed koolimaja ehitamine läbi Põltsamaa vallavara ja linnaruumi arendus, kus on samuti võimalik väga palju teha läbi Põltsamaa vallavara, mis annab Põltsamaa vallavara eeliseks on see, et kui me teemegi siin 5 miljoni eest investeeringuid, siis tegelikult käibemaksu me saame kas ajatatud või osaliselt optimeeritud. Ja minu küsimus oligi volikogule, et kui nad käitusid aasta lõpus nagu käitusid, et nende poolt pandud kohustustest nad ise nii-öelda distantseerusid, siis kuidas on uute investeeringutega? Et kas nad on nagu valmis kaasa mõtlema, et kuidas neid ellu viiakse, kui nad täna on otsustanud, et tehakse läbi vallavara, aga samas nad siis kui on nii-öelda vaja leida lahendusi, nad boikoteerivad ja see on kindlasti mingi poliittehnoloogiline võte, see selleks. Ja mida ma siis sain, et pakkusin välja opositsiooni esindajatele kogu volikogule tegelikult 3 aega, et saame kokku ja räägime sellest, mis olukord on hetkel tekkinud ja kuidas saab edasi. Et kui mina oleks vallavara juhatuse liige, siis mina täna kindlasti neid projekte ellu ei hakkaks viima ilma, et kuidagi õhk on nii-öelda puhtaks räägitud. Ja mitte kellelgi ei leidunud aega, mitte ühtegi opositsiooni esindajat ei olnud valmis tulema laua taha. No ma olen kuulnud, et seal oli ka koalitsiooni esindajaid, kes ei olnud valmis laua taha tulema. Ja koalitsiooni esindajaid ei olnudki vaja, sellepärast et koalitsiooni esindajatel tegelikult on selles suhtes nagu mõistmine ja toetus olemas. Küsimus oligi see, et opositsioon oli see, kes ei toetanud. Aga kui sa räägid koalitsiooni esindajatest EKRE omades, siis ilmselt nad täna ei ole enam väga koalitsioonis. Kuulge, siit koorub välja see üks huvitav mäng, mida meie vallas koalitsioon ja opositsioon ikka teinekord mängivad, see on nagu selline pallimäng, kus üksteisele põrgatatakse seda palli, et praegune opositsioon ütleb, et või alustame siis sellest, et praegune koalitsioon ütleb, et näed, vaata kui toredad asjad me oleme teinud, siis opositsioon ütleb, et näed, meie ajal juba seda alustati ja siis koalitsioon ütleb veel, et aga näed, et meie oma Kristi oli siis veel seal projektijuht ja noh, kõike muud sellist või tegime nüüd siis selle päris töö ära ja ausalt öeldes, kui ma kuulasin seda eelmist saadet, kus sa Taavi Sigrid Maansooga olid, siis see oli ka nagu selline vaidlus, et üks ütles on ja teine ütles, et ei ole, et ma ei tea, kas te olete näinud seda klassikalist Eesti videoklippi, kus 2 ilma särgita härrasmeest kuskil korterelamu kitsas köögis natuke vägijooki ka võtnud, hakkavad vaidlema ja üks ütleb, et mis sul viga on ja teine ütleb, millest aru ei saa ja nende 2 fraasiga nad jätkavad tükk aega. No võt, mina omalt poolt vähemalt eelmises saates püüdsin natukene numbreid ka sisse tuua ja rääkida sellest, et kuhu ollakse jõutud. Ja võtsin saata kokku sellega oma poole pealt, et nagu rallisõit, et kui rallis tuleb kiiresti sõita, aga mitte kunagi keegi ei ole võitnud veel rallit niimoodi, et vajutab ainult gaasi, et aeg-ajalt on vaja ka pidurit vajutada. Ja tegelikult tänane see Põltsamaa olukord ongi selline, et
ma ütlen ausalt, mind pani ka imestama opositsiooni toetus laenu võtmisele, kusjuures täiesti arusaamatu, kui eelarvesse on kirjutatud järgmiseks aastaks laenu võtmist 1,7 miljonit, siis tuuakse volikokku projekt 2,7 miljonit laenu võtta. Miks see nii on, tunnistan ausalt, mina aru ei saa, et seda toetati, sest tegelikult minu jaoks numbrid Põltsamaal räägivad seda keelt, et rahadega on probleem ja mingiks ajaks tuleks mõelda seda, et milliseid investeeringuid ikkagi teha ja kui palju neid üldse teha. No hästi, sellele me siin näpu peale panna. Ma tahan natukene seda teemat tõstatada, et jah, 2019-18, kui käis tohutu vaidlus, et kas me hakkame uut lasteaeda ehitama või mitte. Ja see tundus väga-väga valus, et uue lasteaia ehitus oli kuskil 3,5–5 miljonit ja me kõik vaatasime sellel hetkel otsa, et see oli väga selline kõva poliitiline võitlus, et kas teha vana versus uus, kes mäletab, see mäletab ja tegelikult me sellel hetkel teadsime, et kui me läheme seda lasteaeda ehitama, siis me 3, 4, 5 aastat ei tee mitte midagi, sest et me lihtsalt tõmbame enda hinge kinni. Me oleme suutnud paralleelselt lasteaega teha väga paljud, me oleme teinud lossi valmis, me oleme teinud keskväljakut, me oleme Kuningamäega toimetanud, me oleme õppehooneid renoveerinud. Ja täna ka me loomulikult adume olukorda, et kuidagi tulla jälle nagu öelda, et mis te siin teete, et te olete umbes oma asjadega nagu ummuks, siis erinevalt Jõgevast me ei pea võtma laenupuhkust, me suudame laenu veel juurde võtta ja milles on tõesti jälle opositsioon on kogu aeg toetav, et me oleme nende võimalustega, mis täna riik pakub, et projekti toetusi ja taotlusi esitada, mis oli jälle eelmine saade oli, et kui riik pakub, siis umbes võetakse vastu, ei, selle nimel, et üldse toetust tuua, peab ise ikka väga palju vaeva nägema. Ja volikogu on seda toetanud selle klausliga, et me vähemalt loome endale tulevikuks võimalusi. Me küsime linnaruumist ja avalike teenuste meetmest maksimum, mis me saame ja kui meil tõesti 2024-2025 on olukord, kus majandus läheb võib-olla majandus väga ettearvamatu, siis me teame, et tegelikult me saame neid asju kas nii-öelda pausile panna, midagi ära jätta, osaliselt teha, aga me vähemalt loome võimalusi. Et siin jällegi kuidagi Jõgeva poolelt, kus vabandust vaatasin ka Jõgeva eelarvet ja te olete prognoosinud tulumaksu 10,5%, mis on täiesti nagu kummaline kogu Eesti kontekst ja keskmist tulumaksu prognoosi arvestades, ja siis tulla nagu ütlema, et Põltsamaa elab üle võimete, Jõgeva investeeringud, ma ei mäleta, 23 miljonit oli vist eelarve, on 300 000. Jah, Põltsamaa vald plaanib tõesti üle 2 miljoni või isegi 3-4 miljonist investeeringuid, et jällegi ma ütlen, et me oleme saanud oma laenumaksetega väga kenasti hakkama. See laenusumma, mis nüüd sai otsustatud volikogus, on tegelikult kooskõlas eelarvestrateegiaga, see katab ka 2023 investeeringuid, mida on tehtud ka 500–600 000 eest ja millele me laenu veel ei ole välja võtnud. Ehk et need on kooskõlas ja selles osas tõesti opositsioon on olnud ikkagi nende uute võimaluste loomisel ja küsimisel, taotlemisel olnud toetav, et loome endale vähemalt võimalusi. Ja sama annab see laen, et me ikkagi võtame laenu välja vastavalt vajadusele, kui on mingi projektitoetus tulnud, hange läbi viidud, siis loomulikult me räägime selle volikoguga läbi, me vaatame eelarve võimalustele otsa, et keegi kuskil ei kima jalg gaasil, et lihtsalt meil ei ole ka käsipidurit peal, nagu võib-olla julgeks väita, et Jõgeval täna on. Ja, no vaat siin ongi see vahe, et Jõgeval on aru saadud, mis olukorda ollakse jõutud just nimelt tänu sellele, et investeeriti ka nii palju kui võimalik, kõik abirahad võeti lahkesti vastu ja omaosalus sinna juurde ja loomulikult projektid tuleb kirjutada, aga neid abirahasid kasutati või toetusid kasutati, aga toetustega paraku on jah, üks teine pool ka, et oma osa tuleb ka panna ja ühel hetkel lihtsalt seda oma osa on liiga palju saanud ja täna ma vaatan kõrvalt nii-öelda vallakodanikuna, et Põltsamaa kihutab suurel kiirusel täpselt samasse kohta. Mis puutub nüüd seda 10% tulumaksu tõusu, siis siin tuleb aru saada sellest, et tulumaksu rida on täna seadusandluses muutunud, see rida sisaldab endas ka tulumaksu pensionitelt, nii et eelmise aastaga võrrelda tänast tulumaksu rida on täiesti kohatu, see ei näita mitte midagi.
kui sa küsiksid, mis meil on tulumaksu kasvuks arvestatud võrrelduna, siis nii nagu varem oli, siis on see 6%, mis on täiesti normaalne arvestus. Ja meie võtsime oma arvestuse aluseks riigi poolt saadud rehkendused, me ei ole sinna oma käega mitte sentigi juurde kirjutanud, et kui juba selle peale minna, siis mina küsiks vastu, et miks Põltsamaa eelarves on suur hulk kulusid arvesse võtmata, nagu eriti kui ja tullakse veel esimesele lugemisele, no näiteks õpetajate palgatõus. Õpetajate palgatõus on väga selge asi, mis seni pole veel otsust ja õpetajate palgatõus tuleb kulu, suureneb kulu, tuleb ka tulupool, et seda nagu läbi eelarve menetluse teha ei ole päris niimoodi, et ja ma jälle võib-olla ütlen siis, et Jõgeval on tore kuulda, et neil on 10,5 tulumaksu kasvu prognoositud, et meil on tõesti 3, miskit pluss siis pensioni pealt 2,5, mis nagu teeb meie keskmiseks tulumaksu kasvuks prognoosituna 5, miskit %. Ehk et rääkides siin konservatiivsusest ja nii-öelda ettenägelikkusest või ohtudest, mis siis tunduvad, et Põltsamaa vallal eelarvega on, siis julgeks väita, et pigem on eelarve väga konservatiivne ja kolmapäevases saates kõlas ka läbi, et Taavi Aas isegi arvab, et me isegi palgamiinimum kasvu ei ole nagu sisse arvestanud, kust tuleb nagu sellised mõtted, et jah, miinimumpalga kasv on täna teada ja see on loomulikult eelarvesse sisse arvestatud, mida ei ole, täna õpetajate palk, haridusasutustes siis kooliõpetajate palk tuleb riigi poolt, lasteaiaõpetajate osas peab vald juurde panema. Oleme sellega täiesti arvestanud, vaatame hetkel üle eelmine nii-öelda lõppeva aasta jääke ja kindlasti selle teema nii-öelda eelarve menetluse käigus lauda võtame, tegime seda ka eelmine aasta eelarve esimese lugemise järgselt. No tegelikult on nii, et ikkagi volikogule esitatud eelarves valla poolt siis töötasu saavate haridusasutuse töötajate palka ei ole arvestatud. Ei olegi ja see on kirjas toodud seal, jaa. Sest et me ei tea täna, mis see protsent on see 1,7, on see 3,1, et eelarve pidi valitsus esitama volikogule 1. detsembriks. Selleks saaks puudus riigil igasugune selguse teadmine ja nagu öeldud, kui kasvab kulu, siis tegelikult riigi poolt tuleb õpetajate palgale ka tulu poole, et siin ei ole nagu mitte mingisugust küsimus ei olegi üldse selles nendes õpetajatest, kes saavad palka riigi poolt, et kelles siis? Küsimus on nendes haridustöötajates, kes saavad palka omavalitsuse käest. Nagu näiteks lasteaiakasvatajad. Jaa, ja sellega me olemegi arvestanud. Te ei ole seda ka eelarves arvestanud? Ei olegi, aga see on seletuskirjas toodud, et juhul, kui see kasvab, siis see vaadatakse üle. Ja need võimalused tegelikult, kui ja sellisel juhul on kohatu seda eelarvet konservatiivseks nimetada, et tulude pool ma saan aru, on konservatiivne, aga täpselt samamoodi tuleb üle vaadata ka kulude pool, mis hakkab teil kiiresti kasvama. Ja need summad tõi Signid väga selgelt kolmapäevaga sulle välja, et 50 000 on lasteaiaõpetajate palgakasv juhul, kui see on 1,7, kui see on rohkem, siis see on ka rohkem vastavalt. Kuulge, et te peate need asjad mõni teine kord omavahel ära lahendama, näiteks mõnel volikogu istungil, kui Taavi ka sinna ükskord ma küsiks, kas Taavi on Põltsamaa valla maksumaksja või? Taavi ei ole veel Põltsamaa valla maksumaksja. Selge, aitäh. Aga meil on saate lõpuni jäänud kole vähe aega, sellepärast et siia tuleb kohe haridussaade peale kell 1, kus siis peaks räägitama õpetajates streigist. Aga Kristi, ma pean siin saate lõpetuseks, me ei saa väga pikalt sellest rääkida, aga ma pean küsima ühe asja kohta, mille kohta kuulajad on ka tahtnud teada, nimelt see Euroopa prokuratuuri uurimine, kelmus, kahtlustus, ametlikku kahtlustust ei ole veel esitatud, eks käib veel asi on uurimisjärgus ja tead, ma ei saa nagu päris hästi aru, et miks nagu te ei ole ametlikult omalt poolt lasknud välja mingisugust sellist avaldust, et mitte midagi seal ei olnud, teeme koostööd, tegemist on vale kaebusega. Ei, seda ei ole kuskil keegi väitnud, et tegemist on vale kaebusega. Kindlasti ka vallavanem tõi volikogus välja, et tegemist on nii-öelda kellegi peale kaebamise nii-öelda tulemusel sündinud menetlusega, aga miks, see on kindlasti asi, millest õppida, et kui see nii-öelda läbiotsimine toimus,
ja reedel hakkas siis Delfi ja kes kõik olid väga informeeritud, hakkasid helistama, siis loomulikult takkajärgi tarkus, ma oleks pidanud kohe pressiteate üles panema. Tänaseks on see tegelikult Põltsamaa valla lehes, mis nüüd igasse postkasti läheb, on ilusti teavitus olemas, et ka vallapoolne nii-öelda sõnum, me väga palju seda kommenteerida ei saa, tegelikult seda asja kommenteerib Euroopa prokuratuur, aga nagu siin ka viimases volikogus volikogu liige Margus Metsmaa välja tõi, et kes tahab seda tausta lugulaulu kuulda, siis see tänavavalgustuse teemal on, siin on mitu poolt, et siin on olnud esiteks üks asi on tänavavalgustuse hoolduse teema, mis valla hinnangul on ka väga, väga küsitavate kuludega olnud ja on omaette menetlus, et seda teemat on tegelikult volikogus ja ka algatatud erakorralises revisjonis väga palju nii-öelda näha ja kuulda, sellest teemast on volikogus juttu olnud, need dokumendid on leitavad dokumendiregistris, et tõesti tõden, et meie viga oli see, et me jäime selle nii-öelda omapoolse pressiteate sõnumiga nii-öelda toppama, siis tundus juba, et vist on juba hilja. Aga seal pressiteatest te nüüd siis kinnitate, et isegi kui suurimine jõuab lõpuni ja asi peaks kohtusse minema, siis mitte midagi ebaseaduslikku sealt välja ei tule. Ma ei oska seda öelda, seda ma tõesti ei oska kinnitada, et ma täiesti mõistan, mis on see nii-öelda mida kahtlustatakse siis asjaolu, et me oleme saanud toetust mõnele tänavalõigule, kus ei olnud põhjust toetust saada, ehk et toetuse eelduseks peavad olema olemasolevad tänavalgustuspostid. Jah, ma olin selle projektijuht, aga see projekt hõlmas 2000 tänavavalgustit ja see, et mina projektijuhina kõik lõigud läbi sõidan ja selle nii-öelda sisendi üle kontrollin, siis see kindlasti ei ole nagu mõeldav. Et täna on tegelikult küsimus selles, et me oleme justkui Euroopa Liidu raha eest saanud Põltsamaa vallale natukene rohkemad, kui nende hinnangul on võib-olla õigustatud olnud. See, kas lõpuks kellegile süüdistus või kahtlustus esitatakse, antud juhul oli tegemist asitõendite otsimisega. Asitõendite otsimiseks oli tehtud siis kaebus väga tuttavate sõnaehituse, lauseehitusega tegelikult siit meie omast vallast, ja pean nentima, et kahjuks ei ole see esimene pealekaebamine, et sellel aastal endal konkreetselt on mul on mitu juhtumit, kus minu peale on kaevatud ja olen pidanud selgitusi andma, et see on ka jälle selline meie tore poliitkultuur kahjuks siin. Aga ma ei tea, kas see tänavalguse osas said sa nagu vastuse, et tegelikult otsiti asitõendeid, kahtlustussüüdistust ei ole esitatud, Põltsamaa vald on oma sõnumi selles vallalehes nii-öelda välja andnud, nii palju kui me saame kommenteerida ja kes tahab tausta lugeda, siis otsigu revisjonikomisjoni kirjavahetust ja vaadaku volikogu istungeid. Kas see pealekaebaja otsimine on nagu kõige mõistlikum lähenemine? Aga kes seda otsib? Ei otsi. Ei otsi? Ei otsi. Kes teab, see teab. Hästi. Aga nagu sa enne ka ütlesid, siis siit küsimus Taavile, kas selline kaebamine on siis nagu opositsiooni selline stiil juba või ma saan aru, sa vihjasid ka oma nende sõnaehituste kirjeldusega ja niimoodi, et ma siin üks päev oli kole palju vaba aega ja siis ma läksin sotsiaalmeedia kaudu aastasse 2021 ja sealt tuli ka välja, et oli selliseid võtteid kunagi kasutatud. Ma võib-olla kommenteerin, et lausa valimiste ajal tegelikult valimisliidu peale tehti mitu kaebust siis erakondade järelevalvekomisjoni. Üks kaebus puudutas seda, et me kanname jätame Taavile viimase sõna. Täpselt nii ongi, nagu ka volikogus toimub, nii et inimesed vaadake Põltsamaa valla volikogu istungeid, et kui kellegi käest küsitakse, siis on keegi, kes hakkab kindlasti ise rääkima. Aga mis puudutab kaebamist, vaadake, ju siis on olnud põhjust opositsioonil näidata nendele kohtadele, kus on käitutud ebaseaduslikult. Ega siin muud ei olegi. Käituma peab lihtsalt seaduslikult, siis ei ole ka mingisugust põhjust kedagi kaebamises süüdistada. Hästi, kuulge, aga me peame selle väga meeldiva vestluse siin tänaseks kokku tõmbama. Aitäh, et sammud siia seadsite, soovin teile ilusat aasta lõppu ja see oli saade Allhoovus, siin olid siis Taavi Aas, Kristi Klaus ja Samuel Aksel Maikalu. Omalt poolt ka soovin siis kõikidele kuulajatele kaunist aasta lõppu. Aitäh! Allhoovus